Tere taas, mu hea valgusetooja kanali kuulaja, vaataja. Tänane karmasõnum sulle. Mida sa peaksid teadvustama endale? Mille sa oled loonud tahtmatult oma ellu ja millega sul tuleks praegusel hetkel, just sellel hetkel, kui sa seda videot vaatad, tegeleda? Nii. Väga selge sõnum. Sina peaksid tervendama oma vanema ja laste suhet. Ehk siis, kui sa tervendad oma vanema ja lapse suhet, siis põhimõtteliselt lahenevad ka sinu hetke takistused. Ja küsimus on selles, et ma näen esimest korda seda kaardipakki, õigemini teist korda, see on täiesti uus kaardipakk, ma isegi ei teadnud, et siin on selline sõnum. Aga see sõnum on sulle, hea vaataja, kes oled plaaninud tulla konstellatsiooni, aga sa ei ole söandanud, sa ei ole julgenud, sa ei ole teadnud, mis asi see on. Siis nüüd on nii, et suguvõsa seadused on kindlasti need seadused, mis taevas ja universumis kirjutatakse, millega me sünnime ja mis on otseses seoses meie igapäevase elu, toimetuleku, arenguga ja kõige muuga. Lühidalt on lugu nii, kui sa tunned, et sinul ja sinu vanematel, sinu emal ja isal on tervendamata hingehaavu omavahelistes suhetes, siis ole kena, tule konstellatsiooni, vaatame, kuhu sa oled oma asjades kinni jäänud, sest kui sa tervendad oma suhte oma ema ja oma isaga, siis hakkavad asjad kindlasti palju paremini minema igas eluvaldkonnas. Selline oli siis täna karmasõnum sulle, mu hea vaataja. Aga paneme selle 3. grupis. Vaatame huvi pärast, mis karmasõnum tuleb teisele grupile, sest tõesti see on ka minule endale väga põnev ladumine. Pole kunagi sellist teinud, aga vaatame, mis tuleb teisele grupile. Tänane karmasõnum. Tänane karmasõnum teisele grupile on let go of judgment. Ära kritiseeri teisi, sest see hoiab sind minevikus kinni. Ütleme niimoodi, et katsu rohkem tajuda kaastunde tunnet. Kui sul tekib tunne, et sa tahaksid kedagi hullusti kritiseerida, isegi juhul, kui see kriitika on õigustatud, siin ongi nagu küsimus selles, et ma ei ürita sulle öelda või kaardid ei ürita sulle öelda, et see, mida sa kritiseerid või see, kus sa kedagi õpetad või kontrollid, et see oleks põhjendamatu või alusetu. Ei, kindlasti mitte on see sinu vaatenurgast täiesti põhjendatud käitumisviis. Küsimus on, kas see aitab kuidagiviisi sind elu paremaks muuta? Meie kriitika, meie hukkamõist teiste ja kolmandate isikute aadressil on tegelikult mitte midagi muud kui meie enda tervendamata haav. Ehk siis vaata sügavalt enda sisse ja tunnista endale ausalt, kas sa soovid muuta oma nii-öelda sootsiumi inimesi. Olgu need siis lapsed, kes on tänaseks juba täiskasvanud, olgu see sinu partner, kellega te olete tegelikult võrdsel tasandil, või olgu need hoopiski sinu vanemad, keda sa tahad nüüd muuta, kuigi nad on sündinud enne sind ja nad on andnud sulle elu. Võib-olla see lähiring, keda sa kritiseerid, võib-olla alusta sellest,
et äkki saaks kuidagi nii, et sa ei mõista hukka neid, sa ei kritiseeri neid. Sinu südamesse tuleb mõistmine, andestamine, austus ja armastus. Tegelikult ka sulle on see sõnum, et juhul, kui sa tunned, et sa ei saa aru, miks sa ei suuda jätta kritiseerimist, miks sa ei suuda jätta kontrollimist, siis usu mind, kusagil on sinu energiat blokeerunud ja sa ei näe neid ise. Tule palun konstellatsioonigruppi ja vaatame koos. Ja ma usun, et see aitab, sest see on siiamaani küll kõiki aidanud. Nii, ja nüüd 3. grupp. Mis on sinu karmasõnum sulle täna? Mis on sinu karmasõnum sulle täna? Kasvata endas julgust. Hirm ei ole see nii-öelda hirm on tagajärg, mida sa täna tunned. Mul on paljud inimesed nagu öelnud, et mul on ikkagi, ma kardan neid ja neid asju, mis on irratsionaalsed ja ma ei peaks neid tegelikult kartma. Aga ma kardan, et ma jään üksikuks. Kui ma pean kusagil esinema, siis ma kardan hullusti, et mis nüüd saab, kui ma failin, kui ma läbi kukun, kui mul ei tule asjad nii, nagu nad peavad tulema. Ja see takistab sul edasiminekut. Ja siin kaart julgustab sind rääkima sellest, et sa võiksid minna isegi nii kaugele, et sa kardaksid riskida. Sa kardaksid riskida, sa ei kardaks enam riskida, vaid sa julgeksid vaadata tulevikku. Isegi siis, kui see tulevik on tume. Isegi siis, kui see tulevik on tundmatu. Sa julgeksid minna sinna, kus sa tunned, et sa kunagi varem ei ole julgenud minna. On see siis ülekantud tähenduses, on see siis vaimses tähenduses, esoteerilises tähenduses. Aga igal juhul on sul võimekus liikuda edasi juhul, kui sa saad ja seljatad oma hirmud. Ja huvitav on see, et sinu karmakaardid kõigile 3 grupile ütlevad ühte. Te olete ilmselt olnud tükk aega nende asjadega kimpus. Te ei ole julenud endale seda tunnistada, et te olete nende asjadega seisnud nii-öelda opositsioonis. Üks osa ütleb, et ära tee seda. Aga miski sinu sees kogu aeg sunnib seda tegema. Vaat see miski sinu sees on ilmselgelt see vastasjõud, mis blokeerub selle hea tervisliku energia, mis saaks sinu sees kulgeda ja sulle kaasa aidata. Ja seetõttu ma kutsun ka sind 3. grupi vaataja, võib-olla oma konstellatsiooni, võib-olla konstellatsioonigruppi esialgu asendajaks, vaatlejaks, et sa näed, kuidas toimivad need tervendamise mehhanismid, kuidas sa saad kõikidest endale nii-öelda püstitatud või püstitamata emotsioonidest tervelt läbi. Vot selline sai lühiülevaade täna siis karmasõnumitest, mu hea vaataja, kuulaja.